Nii nagu igal aastal tuleb tsiklihooaeg, võtab ka roolivõim mootorrataste teema üles ja ka sel aastal alustame oma mootorrataste lugude seeriat Harley Davidsonist. Mitte sellepärast, et see on meile lihtsalt mõõdu ja kasu järgi paras masin, vaid tegelikult me hinges oleme ka ikkagi korralike masinate austajad, aga igal juhul tänases saates räägime üldiselt, kas ikkagi on tsiklihooaeg juba avatud või pigem veel peab ootama. Tegelikult on see aasta nagu ilma talvet olnud, et sõidavad pidevalt ja ma arvan, et kuskil mingi kuu aega on juba süüke kõva hooaeg käimas, et tööd on kõvasti. Kuule, kuidas on üldse sellise sooja talvega? Ma tean, et ka uusaasta ööl on mõned mehed sõitnud. Kas see tähendab, et talveks masinad ära ei pandagi ja millise hooldustsükkel on üldse, kui sa võtad talveunast masina välja? Tegelikult on niimoodi, et eelmise aasta näite najal, see aasta küll mitte, aga eelmine aasta oli nii soe talv, et meil oli siin hoogi koosolek 9. jaanuaril, kus 2 osalist käisid siis mootorratastega koha peal, kuna oli veel meil plusskraadis soe. Siis tuli mingisugune 3 nädalaks lumi maha ja siis olid poisid jälle ratastega meil siin. Ei saagi konkreetselt algust punkti määrata? Põhimõtteliselt küll, jah. Aga eks ikkagi talveks tuleb panna rattad seisu ja et oleks kevadel võtta muidugi. Mis see esimene asi üldse on? Me oleme küll tegelikult igal aastal rääkinud, aga muidugi tuleb ju motomehi järjest juurde. Kui sa nüüd vaatad masinale garaaži vastu ja kevad terendab, tahad välja minna, mis sa tegema pead? Tegelikult masin käima läheb. Tegelikult oleme ausad, et hakkab see hoolduse pool hakkab pihta sellest ajast, kui sa paned ratta garaaži ära. Ja ma oletan, et meil on siin kõik nii hakkajad poisid, et kõigil on rattad ilusti pandud garaaži ja on tehtud seal õlivahetused asjad enne seismu panekut ära. Et garaaži minnes ja välja võttes esimene asi, mis siin ikka, kõigepealt kuna 2 ratast on ja nende peal sõidab, et vaatame küll treffid üle, et kas meil õhkreffides, et me saame üldse ringi keerata rattaid ja siis kindlasti esimene asi tuleb vaadata kõik vedelikud. Nii palju kui neid on, et kui on jahutusvedelikud, siis ka need õlid kindlasti kontrollida kindlasti, et pidurid töötaksid, otse loomulikult, enne kui üldse liikuma või käivitama isegi hakata. Põhiasi alguses. Kui inimene näiteks teie juurde masina toob pärast talve, te ju teete ka kevadhoolduse kindlasti, mis sa märganud oled, mis valesti on, mis on üldse valesti tehtud? Tihtipeale on lihtsalt see, et paljud toovad meile kevadel toovad ratta ja siis soovivad teha rattal hoolduse. Et soovitav ikkagi oleks teha rattal hooldus ära enne seisma jätmist. Et vana õli kogub endas mootorist igasuguseid jääke asju ja neid ei oleks hea jätta talveks seismisel. Üks küsimus, mis meile on laekunud tegelikult juba talvel tsikli varustuse kohta, inimesed, kes kasutavad tagisid, millel on siis polsteridus või kaitsmed sees, nad on nalja teinud, et kui rehvid vananevad ka nii-öelda, kui neid ei kasutata, et ta näeb küll visuaalselt hea välja, aga ta ikkagi on kasutuskõrmatus muutunud. Kas varustuse puhul on mõni element, mis samamoodi võiks muutuda või näiteks tsikli rehvid? Tegelikult on niimoodi, eks ju, et riie, nagu iga teine riie, kui see seljast ta ikka elab oma aja ära, et kõigepealt peab vaatama, et sul riie koos püsiks, kuna me sõidame vihmas ja sõidame märjas ja tuules ja päikeses ja eks need õmblused ja asjad annavad järgi ja riie venib ja et see on kõik selle jaoks, et peab vaatama, et sul kaitsmed püsiksid korralikult riiete sees, kuna kaitsmed on väga olulised ja kui need hakkavad sul seoses riide venimisega, kulumisega hakkavad paigast liikuma, siis nad ei kaitse enam. Lihtsalt, et see peaks olema siuke enda jaoks üldvisuaalne ülevaade, et sul oleks korralik riie seljas. Kas mootorratta hoolduse puhul, kui veel hoolduse kohta küsida, kas on nii-öelda inimesi ka, kes üritavad võimalikult säästlikult teha ja teevad midagi liiga vähe või teevad valesti? Jällegi mina nii tark ei ole mootorrataste kohalt, pigem autode poole pealt, aga kas on midagi valesti võimalik teha, kui ise õli vahetada, ise filtri vahetada? Jaa, kindlasti. See on, tihtipeale ongi see, et kui inimesed on proovinud ise või mitte proovinud, vaid ongi vahetanud ise õli kodustes tingimustes, kuskil kellegi juures, mida iganes, et ja lõpuks tuleb see ratas siia, siis tihtipeale, mis on, et küll õlikorgid tilguvad, kuna seal ei vahetata, iga kord hooldusega tuleb vahetada alati O-ringid ära, kvarkides, tihendid, kõik tihendid tähendab, mis võetakse lahti,
hooldusluugid, juhendid, asjad, need tuleb alati uued panna, vana enam pidama ei jää 100% kindel. Et tihtipeale neid ei tehta, et proovitakse lihtsalt saada, et heal juhul vahetatakse ära õlifilter, tihtipeale ei taheta ka seda teha. Me hakkame järjest rääkima erinevatest asjadest, mis praegu mootorrattanduses aktuaalsed on. Kui sa nüüd lõpetuseks 2-3 soovitust annad siia selle kevad alguses, mida inimene jälgama peaks, kas Harley Davidsoni või mõnda muud mootorratast omab? Ma arvan, et oleks üks suur soovitus kõigile, kõigepealt esmaseks ohutus. Kindlasti enne sõitu, alati enne sõitu kontrollige üle, et teil oleks pidurid olemas. Number 1 kindlasti pidurid. Siis kontrollid üle kindlasti, et teil oleks olemas vähemalt tagatuledes olemas pidurituli ja kui mingil põhjusel, mida iganes seal on, et vähemalt oleks vasaksuund olemas. See on selline põhiasi, mida tavaline mootorrattur jälgib, et üks on manööver ja pidur, need peavad olema, et te saaksite ohutult liigelda.